nii, tere kõigile! Siit algab siis Jaanikese Enduro start mitmes laines nagu alati. Esimene kurv ja krossi meestal kohe tulla, jalg ette panna ja tulla. Esimene hüpe, iga hüppe peale panema kohtuniku, et ikkagi turvalisus eelkert kõige. Siia me tegime siis esimese jagunemise, et sisuliselt krossimees läheb nagu ikka, Jaanikese rada on sinna üles mäkke, teeb selle ringi ära, jõuab siia silla alla. Enduro mehelistel on siis võimalus minna siit otse. Silde me natukene veel täiustame, teeme paremaks. Vaste alla. Väike kikker. Tegelikult peaks saama circa puhta sõiduga peaks saama Enduro mees circa 10-15 sekki kiiremini kui krossimees. Siia me teeme väikse kikeri. Paneme kivi ühe teistpidi, et siis kes oskab, saab siit kohe minna, et ei pea siin paltide vahel aega kulutama. Ja saab ka rahulikult minna. Kolmene paliirida. Siia paneme ühe betooni veel juurde. Vanad head viiprid, mis meil iga aasta on olnud. Ja selle koha peal siis toimub uuesti kokkusaamine. Krossimees tuleb sealt, hüppe pealt. Siia me teeme väikse laine juurde, et suri välja risk. Et oleks ohutus tagatud. Siia hüppes soovitab tulla hea lauluga. See viskab väga hästi. Ja maandumine on ka pehme. Järjest paremale keerad. Tuli väike vitt. Tegi raja vähe närjaks, aga üldjuhul on rada väga hea. Kopamees on ka väga head tööd teed. Väga ilusti siledaks tõmmanud ja kurvid paika ajanud. Eks esimesed ringid ole natukene libedam see olukord, aga suht kiireks võetakse sooned sisse. Muide, ma võtan praegu sõbra Villi Süütust. See on värskelt ostetud KTM 300 Hard Enduro Mehkast. Soovitan sealt osta pille, väga hea teenindus, väga ausad poisid. Siin on väike redel meil ja valad tehtud. Väike truu. Ops, saab pahaseks su peale. Väike kurv. Parema. Ja nüüd algab siis meie legendaarne Jaanikese lõik, metsalõik. Ühte. Ei rada on hea, mulle meeldib see Jaanikese. Mõnus sujuv, head kurvid. Sõita oskab siin väga nauditav seda kõike teha. Opsi. Lubab ilma ka, laupad head. Natukene päikest, natuke äikest, aga roodame, et ikkagi rohkem päikest. Siit on hea lauluga tulla poks. Ja see hüppe istub jumala hästi, et siia soovitab täis lauluga pea tulla. Aga rääkis natukene siis ka magnifikust. Et see aasta plaan just meil rada natuke täiustada. Teitsime uue ägeda lõigu. Tegi ka maandametis kõvasti tööd ja leidsin korralike tõusudega maalapi. Et vaatame, kui load kätte saame, siis tuleb kindlasti midagi uut ja ägedat. Nagu meil alati kombeks, et kui midagi teha, siis teha hästi ja nauditavalt. Ja see aasta võistlus siis mitte ei ole enam oktoobri lõpus peale Sitoskaid, vaid on 13.09. septembri keskel. Et see annab meile võimaluse siis natukene võistlus ka pikemalt teha ja ei tule nii kiiresti õhtu peale ja ei ole võib-olla ka nii külm. Ja kindlasti arvestame see aastaga kullaklassiga, et teeme raja vähekene raskemaks, et alla 2 tunni enam
kindlasti ei jõua mitte keegi finišisse. Ahah, keegi on juba luurel käinud siin. Väljad ees, okei, ikka võib. Hüppenurgad on ka praegu niimoodi paika aetud, et tegelikult kõik hüpped viskavad ilusti üle, aga kuna võõras filmis ma ei hakka väga hullu panema. Meie rada on nauditav, mõnus. Tulge ikka kõik sõitma. Tulge toetage meie tegemisi. Iga ratas on oluline või midagi sellist. Samamoodi ATV mehed, et soovitan teile. Meil on päris palju need ATV sõitjad käinud ja igaüks on olnud väga positiivselt tagasiside meile peale võistlust, et rada on ja voolav ja nauditav. Ja muidugi korraldus pean ka tippasem. Korralikult need sõidusooned sisse tekivad, siis on hea lasta. Rehvi valikus võib-olla nii palju, et võiks olla kindlasti teravama punniga rehv. Ja suurema vahega siis viskab selle savi ilusti välja, et nii kui väikse vahega või väikse punnivahega rehvi paned, nii läheb see savi nii tihedaks rehvis ja rehv läheb jube libedaks. Kui täna päeval tuli vihma, siis rada on natukene märg, isegi kohati väikib, aga ei ole hullu. Ma usun, et kõik enduromehed saavad oma isu ilusti täis ja samamoodi ka crossi mehed, et saavad suht nauditava sõidu. Aga perse on libe. Vaatame korra kaamerat ka. Teine katse praegu filmida, esimene katse läks tuksi, kuna kaamera lõi nii all. Siin on väike reikaks. Jätame see ikkagi sisse. Kes seda näeb, see teab. Ja oskab sealt minna. Samamoodi tegema soovitan ka ees suurema punnivahega rehvi. Midagi ja parem, siis see kiirus läheb siin suht suureks ja see esirattale tuleb surve päris suur kurvis. Nii, siin on hüpe meil kohe tehtud, mis tegelikult viskab juba ilusti üle. Siin tuleb nüüd meil väike puhkelõik, kus saad korra kätt puhata. Tegime selle ilusti korda ka, et viimased 2 aastat on see nii trendi läinud. Oli ka eelmine aasta, käed jumala verised, kui ma selle Jaanikuse lõpetasin. Hüpped samamoodi ilusti väiksed mingid. Siin samamoodi. Oblegi. Kõik hüpped on sujuvad, ei pea kartma neid. Järsk vasakule keerak, vaatame korra kaamerat. Siia mingi betoon veetud, selle me kaotame kindlasti ära, see on väga ohtlik. Märgistus on samamoodi, et vasakule paneme sinised postid ja paremale punased postid. Me peaks neid liite nii palju vedama, see on meeletu töö. Ja tegelikult on ju vaps see mõnus reedel vaba päev, saab vaikselt pilli sättida, käia võib-olla kuskil sõitmas, et käsi kohe kinni ei läheks neil siin Jaanikes peale starti ja saab tulla vaba nautima. Head rada, head seltskonda. No mida veel elud tahta.
siin väike nikerdamine on, aga ma räägingi, siin peabki olema rehvis hästi püha. Saab korralikult tulla. Võib-olla siin on meil üks koht, kus natuke mudas. Vaatame, mis see ilm teeb. Ja tegelikult on allikas ja see allikas on iga aasta meil suureks peavaluks ja tekivad suured sooned, et selle koha võib-olla me jätame see aasta välja. Sõit oleks ikkagi sujuvam ja nauditavam. Kopamees teeb tööd. Töö käinud laeva köögis. Ja uuesti krossi lähedal. Siia samamoodi paneme kohtuliku välja. Kahte moodise kurvi võtta. Neljast seest. Ja siit tuleb üks äge hüppe, mis mulle endale hullult meeldib, et võid minna paremalt ja ka vasakult. See piimapukk hüppe, mis istub juba ilusti siia välja plaks. Lasta käe sirviks endal rahulikult. Valli ja tuul. Selle koha me teeme jälle ringi nagu ikka. Ei lase siit otse alla, vaid keerame siit kohe ära vasakule. Lähe järsemalt mäest alla. Ja uuesti tagasi üles. Vasakule, väike sinka-vonka sisse. No, juba täis lauluga all. Siit ka me ei lähe mitte otse, vaid läheme vasakule. See on ühe väiksema ära, mis meil iga aasta sees on. See oleks vähe põnevam. Sidulitakse näpu vahele. Põhimõtteliselt oleme kohal sada läbi. Siia me paigutame endale selle ajavõttu ja olemas. Et ootame kõiki teid võistlema. Täna vaatamast.